Oleme Andresega oma suverubriigi lugudega jõudnud poole peale. Tantsu, laulu või pillipeole minejatega kohtumine on meid seni viinud Otepääle, Karksi-Nuia ja Tartusse. Tänases episoodis pühime või õigemini pühin, sest Andres kardab merereise, mandritolmu jalge alt ning seilan Kihnu. Sealne naiskoor pääses poole sajandilise pausi järel laulupeole. Meri on, meri jääb, meri olema peab, välja laksudes rannale lööb. Tihti juhtub ka nii, meri pidu peab siis. Meid tervitab Kihnu saar. Saar, mis on suuruselt Eesti 7, kus levinuimaks sõiduvahendiks on mootorratas ning mille inimesed on uhkusega läbi nõrgunud sajandite pikkustest kommetest ning traditsioonidest. Loo keskmes olevad Kihnu laulajad ootavad mind kohalikus kultuurimajas 3 kilomeetrit sadamast. Kuna ilm soosib, otsustan sinna jõudmiseks rentida ratta. Koheselt selgub, et teenindaja elektrooniline makseterminal momendil ei tööta ning õnnetust, sularaha pole mul samuti kaasas. Aga siinkohal tuli välja väikse kogukonna võlu ja mis oli väga südantsoojendav. Nimelt mees, kes meile need rattad andis, ütles, et härrased, te tulete õhtul kella 4 aeg tagasi mandrile, eks ole. Me ütlesime, jaa, tuleme küll. Siis ta ütles, no selge. Siis ma luban teil need rattad võtta, minge laske terve päev ringi nendega ja õhtul siis toote raha või siis ma teen selle panga makseterminali korda ja maksate ära, ei ole üldse probleemi. Nii et väga positiivne tervitus. Laulajad osalesid üldlaulupeol viimati 1969. aastal. Too sama aasta läheb ajalukku ka Apollo 11 kosmosemissiooniga, kui esimene inimene astus kuu pinnale. Kihnu hõbekõrid on sellegi poolest erilised, et teada olevalt pole ükski varasem kihnlaste naiskoor 4-häälselt laulupeol esinenud. Mis te arvate, miks nii pikk paus üldse sisse tuli? 56 aastat. Ma olen pool sellest vana. Ja võib-olla üks põhjus on see, et meil ikkagi pole sellist energilist ja tublit eestvedajat olnud, kes on endale sihi sättinud, et nüüd tuleb laulupeole minna. Et lauldakse ju aastast aastasse ja põlvest põlve, aga jah, see tahtmine võib-olla on olnud nõrk. Pole mingi üllatus, et tunglemine Eesti rahva pühale üritusele on väga suur. Tänavu on laulukaare alla oodata üle 40 000 laulja. Pärnumaalt on neid sinna minemas pea 2200. Seega ilma veduri ning tiheda konkurentsi tingimustes võibki säärane pikk paus sisse tulla. 2023. aastal eesmärgistas koori dirigent Egert Pull koos naistega aga eemaloleku lõpetamise. Üldsegi ei salga, et ta kõige lihtsam võib-olla ei olnud tõesti. Et oli päevi, kus ma mõtlesin, et miks ma selle kõik ette võtsin, aga samas vaadates seda, kuidas naised, kuidas nad lauljatena nad arenesid, et siis see tegelikult tekitab seda rõõmu ja lõpptulemuseks ikkagi ju me saime need laulud ikkagi sellisele tasemele, et laulupeo kunstiline toimkond ütles meile jaa. Egert juhendajana, mis mees on? Väga tore, energiline, jäätujuline ning mõistab küll oma tööd. Eks väga raske on tulla noore mehena ja panna need naised kõik oma pilli järge laulma, et see on tomaide kunst. Aga näete, ta on takkama saanud, et me ju lähme Tallinna. Kihlaste elu muutis üheti raskeks Väikesaare piiratud lauljate hulk, ehk igasse häälerühma ei jagunud naisi. Nii pidigi mõni laulma endale võõras hääles. Ühtlasi tunnistavad prouad, et ise õppinud lõõritajatele oli noodist laulupeo repertuaari õppimine keeruline. No pinge oli muidugi laulud nii rasked laulud ju, et ei mäleta mitu proovi ja ei tea, tuleb 5 üldse meelde. See tahab naa palju harjutamist, need laulud tahtsid ikkagid. 1, 2, 3 ja. Nüüd sille noorad püüpis on, kas siigapa. No, kui oli meelest läinud või? Siukse näoga vaatan otsa, eks ole. Mis ma võib-olla isiklikult lootsin, et ikkagi meie selle aastas laulupeos, kuna murdekeel on see
põhiteema seal, et siis ma lootsin natuke ka Kihnut kohata, aga sellest pole hullu, et me seal laulurepertuaaris Kihnut küll ei kohanud. Aga ma usun, et me siin Kihnus ikkagi, me teeme seda piisavalt, me laulame oma kohalikus keeles väga palju, oma siis Kihnu keeles. Kihnus on ilmselt üks tugevaima kultuuriidentiteediga eestlaste kogukondi. See, kuidas mäletatakse ning osatakse Kihnu keelt ja kombeid, millise uhkusega kantakse rahvariideid. Küllap on selle põhjuseks meri, mis eraldab kihlasi muust maailmast ja ei luba nende kultuuril hääbuda. Kultuuri see säilitamine algab ikkagi kodust ja ma tohutult hindan Kihnu kodusid, kus tegelikkuses hoitakse seda kultuuri au sees. Mina arvan, et praegu, kes koolis käivad, need lapsed ju kõik laulavad ja tantsivad Kihnu tantse, neil on kõik selgeks õpitud. Poisid ka, kõik 8. ja 9. klassi poisid kõik tantsivad. See on ju ime. See on tore lihtsalt. Veronika ning Veera ema oli 1969. aastal laulupeol lauljana kohal. Kihnu naine oli toona lummatud suurlinn Tallinnast ja rongkäigust. Nüüd on tütarde kord. Nüüd meie oleme kindlasti rohkem suures lennas käinud kui sellel ajal, kui ema käis, et aga ikkagi kaare all me ei pole ennem olnud ju, ning et seal on ikka väga uhke tunne olla kindlasti. Pidu ka pidasite, kui teada saite, et nüüd on minek peole? Pidu pidamata alles. Meil on nii kiire kogu aeg. Ma arvan, et tuleb, jah. Peame Gerti käest küsima, et millal see pidu tuleb ükskord. Aga kuidas kihlased pidu peavad, kui on ikkagi põhjust? No ikka pill ja laul ja ikka me laulame kogu aeg.